Sellel korral on kaardi lugemine sellises halde energias ja vaatame siis, mis on esimene kaart, mis siit tuleb seda lugemist kõnetama. Okei, tuli 2 kaarti, ma ei võta siit neid hetkel ja tuli 1 kaart ja siin on mis aitaks, siis põhimõtteliselt säramise kaart ja lugemine tuleb, et mis aitaks sellele kaasa, et sa saaksid särada või olla sellises säravas energias. Ja võtame siit mõne halli kaardi lisaks, mis aitaks sinul särada. Nii tuli siis selline üksinduse kaart, et natukene sellist sisekaemust teha. Mis veel? Nii kaotatud ja leitud. Pärast vaatame lähemalt nende kaartide kohta. Ja võtame siit 1 kaardi veel. Stargazing. Nii. Ja järgmiseks võtame siit sellised haldekaardid. Ja milline kaart siit tuleb kõnetama. Võtame üks kord veel. Ja suvi võidujoovastusega kaasnevad naudingud. Selline kaart. Pärast loeme selle kohta rohkem. Ja nüüd võtame kristallikaardi. Milline kristall siit soovib siit sõnumit juurde lisada. Selline kristall siis, Quantum 4 ja pärast loeme selle kohta. Võtame ühe inglikaardi. Õpetamine ja õppimine. Veel üks kristallikaart. Lasuriit. Elu muutev arusaam või kogemus. Ja võtame siit ka ühe ükssarviku kaardipaki kaardi. Nii. Selline kaart siis. Ja ühe kaardi veel võtame ka sellest kaardipakist. See on nüüd sellise sõnumiga. Kaksikleek kaart, mis on suhete teemale põhinev energeetiliselt. Nii, generaator. Okei. Ja nende kaartide kohta siis ma mõtlesin, et võikski täna lugeda, mul on raamatuid siin. Ja vaatame siis kõigepealt siis haldekaardid. Siit need esimesed 3, mis välja võtsime. Ja esimene kaart on siis Solitude
ehk siis selline sisekaemuslik ja üksinda niimoodi mõtisklemine. Nii. Enda sees siis sügavamate kohtadega kohtumine, seal, kus meie sisemised aarded siis pesitsevad. Ja see võib siis lisada meie eludesse sellist valgustavat kogemust sellel spirituaalsel teekonnal. Nii, ma proovin kokkuvõtlikult ka, et see video liiga pikaks ei läheks. Ja järgmine kaart oli siis Lost and Found, kaotatud ja leitud kaart ja siit see sõnum kokkuvõtlikult. See kaart viitab siis sügisele ja talveajale ja midagi, mis on olnud võib-olla mis on olnud vahepeal kaotatud, võib nüüd siis uuesti esile tulla jah, just sügisel või talvel. Mingi teema, mis on siis seotud selle säramise kaardiga. Midagi, mida sa soovid enda ellu kanaldada. Ja vaatame, mis see Stargazing kaart siis lisab siit raamatust. Okei, nii. Et vastused, mida soovid leida, peitub siis tähtedes. Astroloogia võib olla selline sünkroniseeriv teema, võtid ka siia juurde. Võib-olla selle mõistmine, mis märkides olla erinevate planeetide kontekstis. Ja ka selline soovitus olla nagu võib-olla siis flows. Ja et see nagu intuitsiooni osa siin sellel kaardil on hästi tugev, et võib-olla kui ma siit raamatust nagu tahaks lugeda seda vastust, siis on seda keerulisem sealt saada, aga just mingi intuitiivne tunnetus enda sees siis sünkroniseerib selle sisekaemuse ja meditatiivse osaga. Ja et selline sisemine manifesteerimisvõimekus ja iseenda sisemise hääle osa on võimendatud, kui sa teadvustad seda. Nii, aga vaatame, mis on siin see haldjakaart suve temaatikal, võidujoo vastusega kaasnevad naudingud. Vaatame, mis siin raamatus selle kohta lisab. Selline raamat. Nii. Ja siin on kirjas harmoonia perekonnas, edu tööl, kosutav puhkus, hea töö eest antakse preemiat, armastus lööb uuesti lõkkele, vaba aega veedad meeldivas seltskonnas, sul tekib võimalus uuesti armuda. Aeg näitab, kas sellest saab põgus romaan või pikem suhe. See on siis suvi ja jah, võib-olla siis ka rääkida nagu sellest suvest, et ja kuna järgmine kuu on augustikuu, siis no need on igatahes teemad, mis võivad esile tulla. Aga vaatame siit selle kristalli osas nüüd järgmisena. Quantum 4. Number 12. Okay. Ja siin kirjutab selle kohta sünergia. On imetlusväärne tervendamisvõime ja põnev mõju
füüsilisele vitaalsusele. See kivi soodustab energeetilise nihke toimumist ja tervikuks saamist. Iseenda mõistmine. Te olete äärmiselt keerukas isik, kes otsib iseenda sees terviklikkust. Uurige hoolega oma isiksuse kõiki tahke, eriti neid, mida enda ja teiste eest varjate. Leppige nendega, mis seda väärivad. Leidke sügavale vigade sisse peidetud kingitus, andestage ja laske vabaks. Loobuge kaassõltuvustest ja ahistavatest suhetest. Tervendage oma sisemist last, hinnake vääriliselt ressursse, mis on teie käsutuses. Ja siis mis on nagu siis soovitus või nagu ennustus. Karmilised aspektid vajavad tervendamist. Teie küsimus pole kaugeltki nii sirgjooneline kui tundub, seega kaevake sügavamalt ja uurige kõiki külgi. Terviku energia on märksa suurem kui koostisosadel. Kui kogu informatsioon on käes, siis olete võitmatu ja arenete kiiresti. Ja tervendav info on arusaam, et ei saa kedagi teist tervendada või nende käitumist mõjutada, parandab teie heaolu. Ja hinge holistiline tervendamine siis on hingetee sellel kristallil. Nii, järgmine kaart on siis inglikaart peaingel Zadkiel. Hoida siis avatud meelt ja õppida uusi ideid ja siis seda õpetada ka teistele. Ja olla siis eeskujuks. Need teemad, mida sa ise nagu koged, siis peegeldada seda ka enda lähedastele, sõpradele. Ja siis on siin lasuriidi kristallikaart, elu muutuv arusaam või kogemus. Käes on suure ja õnnistatud muutuse aeg ning Jumal toetab sind igal sammul. Ja, et selline hästi sinine energia, mis viitab et võib-olla siis ka eneseväljendusele, et kuidas ennast väljendada selgemalt, puhtamalt. Ja siin on ka siis selline nagu pühalik potentsiaal kaardil, kus on siis selline saatuse energia. Ja võib-olla see nagu kajastab kõige rohkem sellist energiat, et me saame iseenda saatust kujundada. Et olla kõik see, mida sa olla saad, mis on sinu kõrgem potentsiaal. Ja siin siis viimane kaart on generaatori kaart, jääda maandatuks. Ja selle kaardi osas ma vaatan kohe sellisest raamatust ja otsin kohe selle tähenduse. Sinu energeetiline vibratsioon siis areneb. Sellepärast on oluline jääda maandatuks. Kui sa manööverdad läbi selle elu, kollekteerides siis hingefragmente, leiad sa seda läbi tasakaalu. Jäädes enda tsentrisse, saad sa niimoodi koguda jõudu ja genereerida kõrgelt vibreerivat energiat, mis on siis, mis läheb kasutusele suurematele eesmärkidele. Generaatori kaart viitab sellele, et sinu meesenergia sinu sees vajab ennast tõstatada, vajab rääkida ja vajab väljendada enda sisemisi naisenergia malle. Ja see aitab sul püsida väekana, samas jäädes tasakaalu. Jäädes turvaliseks enda sees,
sellises tegemises tõmbab sinule ligi energiat, mis on siis meesenergia ja aitab toetada siis seda energiat sinu füüsilises maailmas. Ja niimoodi selline magneetiline energia siis aitab hoida tugevat baasvundamenti, et tuua mingisuguseid loovaid, intelligentseid tegevusi reaalsusesse. Selle praktiseerimine praktiseeri, et leida rahu kaoses. Sellistes hetkedes see aitab sisemist kosmost hoida harmoonias, balansis. Samal ajal, kui sa püüad mõista, kes sa ise oled. Ole kontaktis loodusega, kõnni paljajalu murul ja praktiseeri visualiseerimist enda sisemisest valgusest emakesele maaga sünkroonis olles ja mediteeri tihedalt. Ja, aga selline sõnum siis täna siit sinule. Loodan, et leidsid endale juhatust ja edu sulle igatahes sellel teekonnal.